Ahoi! Nii, asjad on kõik auto peale pakitud ja meil on siuke au, et me läheme Antonas Kanopkinas. Siuke sõitja on, kes sõitis Dakari rallit CF Motoga ja me läheme temaga tund aega sõitma. Siuke võimalus on Eestis tehtud tänu CF Moto Day Balticule. Et käru on meil ka taga kuskil seal vihma käes, väljas kallab vihma korralikult. Et aga meie hakkasime liikuma sinnapoole, meil hakkab kell 9 õhtul temaga koos sõit tund aega. Tema siis üritab püstitada maailma rekordit 24 tundi CF Moto ATV-ga. Loodame, et saab ka kirja see maailma rekord. Aga no meie tiksume, mis seal ikka. Siuke vihmasajuga päris mõnus sõita või Kojamäed järgi ei jõua. Kuigi kaameras on pilt üldse teine, ma vaatan. Normaalne. No nii, meil on jäänud veel 22 minutit. Ja siis me oleme kohal, aga siin päike paistab. No, pilves küll ees. No, vaatame. Ilmateade küll ennustas vihma siia, aga ei mornenda üldse. Oleme valmis.
sõidad veel? Pool tundi on ametlikult veel. Jaksad või? Ma ei tea, ma olin ära harjunud soe juba. Kui sa maha tuled, mul tuleb poiss, ma tahaks võtta sult intervjuu. Et siis vaata vahetult poole gaasiga peab kogu aeg sõitma. Ei, tegelikult on väga hea. Sirge peal vaata jõuan järgi, on ju kurvidest ta on kiirene. Mulle Nats ei meeldi, ta võtab kurvides liigseid riske on ja siis ta läheb mingi pasaga peale. Pärast, et ta tahab nagu ka näidata, et ta paneb kiiresti, aga ta peab 24 tundi seda tegema. Jaa, no ongi, ta peab energiat säästma. Нормально. Vaata see, kui sa tuled põllu, see pikk triip mööda põldu on ju. No. Ja siis teil on üks järsk kurv nagu asfaldi peal. Ära tee seal järsku pidurdust. Okei. Et lase ka varem sujuvalt takti, sellepärast seal on üks penskar, kes... Seal on juba vaud sees. Asi vagudest vaud tehakse korda homme. Või see tuleb autos, sõidab läbi. Aga lihtsalt, et ei tekitaks seda liigset mõne. Võtke seal, võta seal natuke enne gaas maha. Davai. Hasart on nii suur, ei saa. ...184 kilti ja palju ta, praegust ei näita kiirust. Mul oli 120 või 121 oli siin asfaldi lõpus. Küll minekuid. Ma keeran otsa ringina.
masin pidas vastu. Kõva. Kuidas sa hindad mingit seda tundi aega siin, et kas see oli nagu liiga lihtne või on ikka pusimist ka? No ütleme niimoodi, kui iga päev niimoodi ei sõida, siis on ikkagi üle keskmise. Üle keskmise, jah. Sa said nüüd tund aega sõita, keskmine kiirus, me vaatasime GPS-i järgi, Antanasel oli kuskil 59. Et seal kiirused, me ei saa nüüd öelda, aga noh, kuna on ABS masin Antanasel, siis ta on kuskil seal 100 tuuris on siin asfaldi peal, et 90-95 kuskil midagi taolist. Aga lihtsalt, et see võib-olla praegu tundub, et siin on asfaldilõik sees ja siin on kruusa. Tegelikult kirjelda siis teede olukorda midagi. Väga hea. Väga hea, aga on seal siis, mis erinevad teeolud on? No on asfaldit, on liiva, on mulda ja on siis viljapõld, mis on ära võetud, mis on ülimalt live tegelikult. Seal on tegelikult ületee hüpe ka või selline ikka päris korralikult? Ja, ühe korra julgesid, rohkem ei julge. Kuna ei ole ise hüppaja, siis... Kuidas tundub, et järgmine aasta teed rekord üle? Me praegust me ei tea ju veel. Oota, hetke tulemus mul veel on 5% akut. Vaadata, mis see seis on. Nii, hetkel on ta, sa näed kaamerasse, üldkeskmine kiirus 56 kilomeetrit tunnis, 410 kilomeetrit on sõidetud ja praegust on sõidetud siis 6, 7, 8 tundi. 8 tundi ja 410 kilomeetrit. No ta on siis 1200 kilomeetri kursil. No ütleme, kui niimoodi ringi sõita, siis ma arvan, ei tee ära. Aga kui sõita nagu, ütleme, mingit konkreetset ala, ütleme, ümber Eestigi kasvab. Ühe jutiga saaks panna. Siis võimalik, et teeks ära isegi. Jah, et see ühe jutiga sõitmine, see on nagu need odavad kilomeetrid, et sa saad sõita lihtsalt, et püsid üleval. Aga siin on ikkagi nii palju tehnilist tegelikult sees, ja raja olukord ka muutub. Et selles mõttes on võib-olla keeruline, jah. Ei, äge. Mul on hea meel, et sa võtsid selle asja vastu. Eelmine aasta ei saanud üldse tulla siia, see aasta võtame täiega. Väga hea, aitäh sulle. Teile ka.